Aga jah, jäi pooleli siis meie tulevikuplaanid. Et me peame mõtlema ikkagi Eesti kontekstis, millised on meie olud ja kuidas meie seda õppekava selle kõige saame ära kasutada. Ja üks nišš, mis meil on Eestis, et me oleme nagu väga vähe jõudnud sinnamaani propageerida beebile lugemist. Et meie lapsevanemad ei ole küllaltki teadlikud, et tegelikult võib lugeda juba päris, juba kõhubeebile, juba vastsündinule, 8-kuusele, et on erinevaid raamatuid, on maailmas erinevad teooriad. Üks teooria on see, et need beebid eristavad väga hästi seda musta ja valget alguses ja on sellised ilmunud esimesi raamatuid lastele, kus ongi siis üks ese seal peal. Et üks võimalus on üllitada siis näiteks sünnitushaiglatesse või panna sinna beebipakki kaasa selline, et Eestis tehakse küll, et iga sündiv laps saab kaasa raamatu, aga need raamatud on sellised, mida sa ei loe kohe beebile, seal on hästi palju erinevatest lastekirjanduse teostest katkendeid, aga sa ei võta seda beebile, et see võiks olla üks päris beebiraamat ja seal vahel siis kas Eesti Lugemisühingult või saame mingi projektirahastuse buklett, et miks on oluline lugeda juba päris väikesele lapsele, et mida see annab beebile, eks ju, et see beebiraamat võib olla täiesti juba selline papist raamatuid on ilmunud nii tohutult Eestis, et see võib olla juba seal laste mänguasja kastis või on tal oma väikene selline raamaturiiulikene sellisele väiksele lapsele. Et sellel beebile piisabki tõesti paarist minutist, et nagu ta on nii väike, ta võib ainult patsutab seda, on ka raamatud, mis krabisevad ja teevad erinevaid hääli, et see turul on palju neid raamatuid, aga me ei ole nagu jõudnud nendele beebi laste vanemateni, siis peakski nagu leidma, milliste kanalite kaudu, kas perearstide kaudu või siis sünnitusmajas saab selle beebiraamatu ja selle voldiku, teavitusvoldiku kaasa, et juba päris, et vanemad nagu mõistaksid, et päris varakult tasub lugeda lapsele ja pakkuda talle seda. See pisike puu. Ja see pisike puu, aga seda sa ei loe beebile. Seal on pikad jutud, teksti, see ei ole pildiraamat, seal on osad on niisugused raamatud, mis iga esimese klassi laps saab. On ka selline projekt Eestis. Mis saab selle pisikese puuraamatu? See on iga sündiv laps, aga seda jagavad raamatukogus, et raamatukogu saaks perega kontakti ja nad saavad selle raamatukogus ja see oleks nagu lapse esimene külastus raamatukogu. Aga see on ikkagi suuremale raamatule, sa ei võta seda päris... Käivad juba päris varakult, kui nad on teedid kirjutavad neile ka, et mul nüüd sündis laps ja ma tahaksin seda raamatut, et siis ma olen nagu öelnud, et seda saab ja nii edasi. Et ta on ikkagi olemas ja see on vanema valida, millal ja kuna seda hakkab lugema. Et need on ühed mõtted. Teised mõtted on kindlasti jätkata nende koolitustega. Võt ma ei tea, kas me teeme nüüd ja tõesti need 30 tunnistena, vaid saame selle suruda siis lühema perioodi peale need moodulid ja vaadata, millised on just kõige olulised edasi anda. Et jätkata siis koolitustega õpetajatele, lastevanematele siis läbi Eesti Lugemisühingu koolituskeskuse. Et oleme juba teinud selle õppekava valmis ja lihtsalt peame siis, ja minu meelest Haridus-Teadusministeerium andis ka rahastuse, Mare, eks ju, selle Eesti Lugemisühingu esinaine. Et on tulemas koolitusi, just selle pildiraamatu koolitusi selle õppekava alusel. Ja kolmas nišš ongi, et saada siis neid ettelugejaid ja võib-olla, kui see viirus taandub, et leida selliseid lapsi, näiteks kas haiglates, et vabatahtlikke, kes tahaksid minna ettelugejateks erinevatesse kohtadesse, kus on näiteks haiglas lapsed üksinda, et nagu need haiglaklounid käivad, võiks tulla üks tore tädi raamatutega ja lugeda ette, aga no praegusel viiruse ajal see mõeldamatu, et üldse keegi kusagile saab minna niimoodi. Aga kui see elu normaliseerub, siis võib-olla tulevikus oleks meil selliseid vabatahtlikke ettelugejaid või siis lähevad lasteaedadesse pakuvad, et ma tulen teile lugema või siis rohkem propageerida õpetajate hulgas. Sisekoolitused õpetajatele, lastevanematele. Et kui oluline on lugeda neid raamatuid lastele ette ja millised on head lasteraamatud, kuidas lugeda ja just seda sama metoodikat edasi anda. Et selline nagu meie tulevikku vaatav see, et me
ei tahaks nagu, et see jääks kuskile ühekordseks selliseks, et kui projekt lõpeb, siis lõpeb nagu kõik. Vaid et ta elab meil oma elu edasi. Ja Kadi ka meenaks, et Tallinna Ülikoolis tegelikult tegeleb ka natukene mingite muude harude edasi arendamisega, et nemad praegu meie ülikoolis tunnavad seda sama 30 projekti siis erisaadustega. Viime siin noorisiga ja katseid, kuidas, kas on vaja kohandada üldse ja kui on, siis mida ja siis on ka ellu äratatud uuesti Eesti Lugemisühingusse lugemispesa, me kutsume lugemispesade tagasitulekuks, sest tal oli mitmeaastane paus, kus nad jäid nagu kuidagi omaette elama, et jälle teadvustada, milline on see selline laste huvi tekitav lugemiskeskkond, kirjaoskust toetav õpikeskkond üldse lasteaias ja kodus. Ehk siis kuidas luua siis lapsele siis sellised nagu pesakesed, kus ta saab ise raamatuid võtta. Nüüd on ju tänapäeval on igasugused sellised riiulid ju olemas, kus sa saadki panna need raamatud kaanepildiga lapse poole, et vanasti, kui me alustasime lugemispesadega, siis polnud sellist mööblitki, et sa saad panna sellised välja ja samamoodi oli oluline, mis me rääkisime õpetajatele, et ei oleks need, et olid lastes alati on raamatud olnud, aga nad ei vahetunud peaaegu kunagi, nad ei olnud seotud üldse selle lasteaia eluga, mis seal toimub, vaid lihtsalt olid rühmaraamatud kusagil riiulis, tihtipeale just niimoodi selle küljega ja nad ei kutsunud lapsi avastama ennast, vaatama, et nüüd see lugemispesad, mis seal tulidki, tõid need raamatud alla, tegid lapsele kättesaadavaks ja raamatud hakkasid vahelduma vastavalt teemadel, laste huvidele ja neid näidati, et nüüd on meil sellised uued raamatud siin pesas, see räägib selle, siin on see tegelane ja tehti need raamatud olid tegevusi ja raamatud nagu tulid sealt rühmakeskkonnast korraga nagu välja, muidu nad olid kuskil seal peidus. Jah, Mare? See üks moment, mis tuleb meelde nendest kirjandustest, mida sügisel nüüd tuli, kus just lasteaiaõpetajad seda räägivad, et nad vaatasid oma tubades ringi, et kuidas nagu seda keskkonda paremaks teha ja leidsid mingi harjakapi, et kus on just niisugune väikese, üks ühele saab lugeda, eks ole, sellised väikseid soppe, mida ehitavad ümber või korraldavad ümber, nii et saab tekitada sellised ka väga intiimsed, et tõesti rühmaroomis sul tekib niisugune väike koht, kus sa saad eraldi üksiku lapsega tegeleda. Või sõbraga pessa pugeda, võtta see raamat sinna kaasa ja laste pidi järjekord olema, et kes saavad pessa minna, jagavad ilusti ära selle. Ja sinna lugemispesa koolitustesse oleme mõelnud ka ühe lõiguna juurde sellesama lugemine koos lapsega, selle filosoofilise sellise mõtte, et leida ka lasteaias, kui teeme õpetajate koolitusi, et leida ka niisama lugemised, mitte ainult pedagoogilisel eesmärgil, vaid et kui sa leiad oma rühmas, sa tead, et Tõnul pole üldse eriti raamatuid kodus, Tõnu ei käi üldse riiuliski vaatama, siis saada see Tõnu sinna sinu lugemise juurde ja et ta hakkab tahtma, et loe mulle, et siis iga õpetaja saab nagu ise vaadata, et tema nagu saab võtmisik olla, et kui Tõnul kodus ei loeta, siis ta saab selle kogemuse, et talle loeti lasteaias ja sealt võib-olla Tõnus kasvab ka lugeja tänu sellele, et õpetaja märkas seda. Ja see sõltub, see tegevuse tugineb kõik raamatutele, mis ilmuvad, et see on ju siis kirjastused, kas nende käest saaks tellida mingeid, et nad vahendaksid, ma ei tea, et neid oleks ikka müügil. Müügil on palju, kes neid osta ei saa, see on see ei oskab, et on selline, et jube palju on neid korraga müügil, et lihtsalt ja no see teine nišš ongi see, et rääkida sellest, mis õpetajaid ka väga huvitab ja ma usun ka vanemaid, milline on hea pildiraamat või üldse lasteraamat ja kuidas neid valida ja kuidas neid vahet teha ja mille järgi ma orienteerun, kui ma neid valima lähen. Ehk siis ka selliseid koolitusi, ma arvan ka siin samas Lastekirjanduse keskuses saab edaspidi teha ja raamatukogu töötajad on ka väga pädevad seda tegema. Me teeme hea raamatu nimekirja plakati, et selles mõttes, et iga aasta mingi valik tekib ju, mis on hea teadlastena. Ja jällegi ütlen raamatupoeg vaadata seal koha peal on üks koht ja teine asi on, et see sama, kuidas, et mis ma vahepeal tahtsin juurde öelda seda, et kui see ühele lapsele rühmaroomis lugemine, et see kõige paremini tegelikult motiveerib. Sellepärast, et kõik tahavad, et nendega tegeleda. See sama Tõnu, kellele võib-olla kodus ei loeta, aga ta tahaks seda momenti õpetajaga. Ja siis tuleb tema ka ja sealt siis saab minna niimoodi vaikselt edasi.
Sest mina olin ka see laps, kellele kodus kunagi lugetud, sest nõukogude ajal ja minu ema oli taluperest pärit, kus tehti heina ja tehti tööd, et kellel see aega lapsele lugeda. Tema ajal oli ja eks tema võttis selle sama mudeli, et millal siis ei loetud mulle unejuttu ega midagi, aga ma mäletan oma kuulamiskogemusi ikkagi lasteaiast. Et Viplala lood olid siuke hitt, et ma lihtsalt ootasin seda magama jäämist, et järgmist osa kuulata. Et selles mõttes on võimalik ka selliseid lapsi päästa, kellele kodus ei loeta ja kelle vanemad üle selle pealegi, et lapsele ette lugeda, küll ta õpib ise lugema, küll siis loeb. Et saada ta raamatute juurde siis lasteaias, et siis... Mul ema tegi lastekodus, ta oli lastekodu kasvataja ja ikkagi 50-ndatel, 60-ndatel ja siis tulid sinna sellised keerulised kutid, aga ta luges neile seiklusjutte maalt ja merelt ette niimoodi järjepidevat, et nii-öelda täitis programmi juba. Kuna nad ise ilmselt või osanud nii hästi lugeda või ei. See ongi see vahelt ette lugemist, raadio järjejuttu ka. See teeb ju asja elamaks, et ise lugedes ei saa seda põnevust kätte, isegi laps ei saa, kes räägib. Ainult kui on seal otse kõnele. Või kui teil on väga raske see lugemine, siis ta keskendub sellele kuidagi sõnad kokku saada ja siis läheb see lugu kaduma, sest et ta proovib seda kuidagi kokku saada. Kus ühe näiteks veel tuua? Ettelugejatest, et meie koolis panime ette, eelmine aasta me hakkasime otsima neid vanaemasid, eks ole, tahtsime Soome eeskujul teha, kas me leiame oma küla, meil on külakool, eks ole, kogukonna kool, et kas me leiame vanaemasid või vanaisasid, kes tahavad tulla kooli ette lugema, aga me ei liidnud neid. Ja siis me rääkisime koolis aktiivsete lastega ja me saime näiteks seda, et meil on mitu 4. klassi tüdrukut, kes käivad pikaspäevas 1. klassile sügisel, eks ole, kui 7-aastased olid kooli, et hakkasid nendele lugema ette. See on ka täiesti variant. Tehtav ja väga mõnevast variantile. Sest et seal samas Belgias on ka need Pultihara assotsiatsioonis ongi täiesti omaette raamatusaadikud, et käivadki koolide lapsed lastele, väikestele lastele ette lugemas. Ja samas on ka see, et kui õpetaja loeb ette, ma loen ka suuremale grupile, siis pärast kõik lapsed küsivad seda raamatut vaadata, istuvad ise ja vaatavad seda raamatut iseseisvalt ka. Kui te rääkisite beebile lugemisest, et kas on uuritud ka, kas see on kõik oluline beebile? No näiteks üks tuttav isa luges oma väikestele lastele entsüklopeediat ilmetalt ette ja lapsed ei väga rahulikult kuulasid, hästi pisikest peale. Ja beebil ei olegi see tekst, ta kuuleb seda emakeele kõla, seda oma vanema häält, see on temal juba nii turvaline. Et on YouTube'is kui otsida, on ka reading aloud to mingi newborn, igasugused videod, kus tõesti vastsündinule ja kui sa vaatad seda videot, siis see vastsündinu ei vaata üldse raamatutki, ta vaatab ainult seda isa või ema, kes loeb ja naerab ja reageerib tema ilmetele, aga see raamat on lihtsalt see vahendaja, seal oligi see brown bear, what do you see ja hästi ilmekalt isa luges ühes videos seda ja see beebi kogu aeg silmad suured kuulas seda, võib-olla ta ei saa sellest tekstiski aru, aga ta kuuleb seda oma emakeele häälekõla ja meie sellele Liegi koolitusele öeldi ka selline nagu murettekitav asi, et need enneaegsed beebid, kes satuvad kuvõõsi, siis neil korraga 99% kõikidest helidest kaob seal. Nad ei kuule oma ema häält, ema ei ole kogu aeg seal kuvõõsi kohal, et propageeritakse seda, et see ema on seal kuvõõsi juures ja loeb talle kas või raamatut ette või laulab talle või räägib temaga, et ta jääks nendest helide maailmast ilma, mis ta seal on seal kuvõõsis. Et ma ei tea, kas enneaegsete selles haiglaosakonnas on sellest olnud juttu, kui oluline on ikkagi, et ta saab seda stimulatsiooni kõrvadele, et ta kuuleb oma seda emakeele häält ja oma vanemate hääli, sest kõhus ta kuulis nagu kõike läbi selle kõhunaha ja siis korraga kaovad kõik need helid ära, ta on seal vaikuses ja ainult need pumbad käivad tšš. Sa pead sellest kirjutama. Ahah. Kõigepealt peaks uurima tausta, kellel... Kas vanakodudes ka ette läheks, vana inimene on väike laps, eks ole. Jaa. Ta on ka selgiks mingi kontakt sellega. Väga raske on neid leida inimesi, sest neid vabatahtlikke... Eestis ei ole see vabatahtlike liikumine, see võtab küll hoogu, aga ta ei ole veel, ta on ikkagi veel lapsekingades. Mina läksin 14 aastat Suurbritannias ja ma töötasin seal koolis
ja seal oli ka täiesti nagu emad, kellel olid väiksed beebid näiteks, nad väga tihti tulid ja lugesid lastega. seal oli enda nagu lugemisprogramm Oxford Reading Tree. See on nagu ka hästi huvitavad raamatud ja siis selle kaudu nagu lapsed õpivad lugema, aga hästi oluline on selline visuaalid, et seal on üks pilt ja vähemalt teksti, siis nad vaatavad pilti, kõigepealt räägivad pildist ja siis hakkavad nagu tasandid kokku veel. Aga mis on nagu suurim nagu erinevus, kui ma vaatan siin ja seal Suurbritannias Walesis on, et seal on inimesed, lapse tahe on püha. Aga siin on inimesed, õpetajad annavad sulle ise raamatu väga palju. Et ma vaatan oma poja pealt ka, et tema oli täpselt samamoodi, tema on nagu poiss, kes luges 5-6 aastased kõik Wilfrid Londonid. Praegu on ka samamoodi seiklused temaatika meret ja ta tuli Eestisse kooli ja tal oli Sipsik. Ja ta oli inimesed, issand jumal, kus ma sattunud olen. Et miks ei võiks sulle lapsel nagu 4 raamatut, mille hulgast vahet valida? Miks sulle tehakse nagu valikueriti ära? On lihtsalt väga enam õpetajaid, on väga tõustes inimesi koolis tööl paraku. Ja minu lapse koolis, kes praegu seal teisel korrusel üksinda on, et temal antakse ikkagi valida 4-5 Tomusk, mingid praegu oli Vainola, Tomusk, vali 1 ja siis ta saab valida nende seast ja ta isegi, kui ta ei leidnud kriminaalsed viineripirukad välja laenutud, ta võttis selle teise Vainola raamatu, mida ei olnud seal nimekirjas ja ta teeb selle kohta lugemispäeviku. Et miks nagu väga paljud täiskasvanud Eestis ütlevad, et nad ei armasta lugemist, ongi see, et nad on saanud koolis trauma selle kohustusliku kirjandusega. Ja Soome lugemisühingu, need ühingu inimesed lausa küsivad naerdes, kas teil on ikka veel see kohustuslik kirjandus. Ja raamatukauplused ise natuke seda soosivad ka, sest neil on mugavam meid. Nad suuremikid tulevad kirjastajad tulevad samad välja. Et väga palju neid, kellele tundub, et nad on teised. Kas meie saime, kuidas siis teie? See oli kahjuks minu selle bakalaureustöö ideedest, et miks pärast on ainult Sipsik ja Kevadised veed, et meil on väga palju teistsugused raamatud ka. Kas sa kirjutad doktorit ka? Magister vahepeal. Magister. Ja siis magister ära selle aastal. Jaa, ma mõtlen küll tõesti selle meie kolmemeri teema just see, kuidas saada lapsed lugema nagu lihtsalt, ilma sunduseta, et nad on vabatahtlikult tunneksid sellest rõõmus. Et see, kes selle ülesande suudab ära lahendada, siis ma olen hoidnud, aga hetkel on küll see, et väga palju juhib see pedagoogiline stiil, et mina ütlen, mida sa loed, mina küsin küsimusi selle kohta, sinu asi on vastata, et see vaba tahe on see ka üks ülesanne, mida meie saame selle projektiga edasi anda. Et austa lapse individuaalsust ja tema soove, kui see on tema valik, siis aktsepteeri seda, ole paindlik, tule vastu. Lapsed on oluline, ära alahinda last ka samamoodi, et laps oskab teha valikuid. Mul on lapsevanemana küsimus, et kui laps toob mulle näiteks minu enda raamatut, ma loeks mulle seda ette, kas see on siis võrdväärne või et miks te hakkad lugema ja vaatad kaua viib? Ja on ka sellised isasid, kes veel 18-aastastele loevad Tõde ja õigust ette ja võetakse üks suurt rasket kirjandust. On sellised vanemaid ka, kes ütlevad, et ta oskab juba ammu lugeda, aga see on perekondlik traditsioon, et loevad väga raske. Muusikaõpetajal on nii, et tal on täiskasvanud lapsed ja ikkagi peretraditsioon, isa loeb mingi päeval ette. Väga tore. See loob sideme, moment perega ainult. Ja väga tihti ka öeldakse, et kui laps juba ise on lugema õppinud ja ta võib-olla tuleb ja ütleb, et palun loen mulle ette, siis on tihti ütlema, et oi, nüüd sa oskad juba ise lugeda, sa saad ise hakkama. Aga ette lugemine peaks ju jätkuma. No see on selline läheduse vajadus. Et oskab küll lugeda, aga see, et mina ja tema koos, see on hoopis teine asi, emaga koos lugeda. Et ma olen teinud ka oma lapsega niimoodi, et ma tean, et ta peab harjutama lugemist, ütleme, et sa loe see lehekülg, ma loen teise, loeme korda mööda.
et ikkagi ta on minuga koos, me loeme koos, aga siis nüüd on sinu kord, kui ta on väiksem, siis ta loeb ainult pealkirjad ja mina loen teksti, kui ta saab suuremaks, loeb juba, sina loed selle lehekülje, mina loen siit lehekülje pealt ja siis saame niimoodi ja lõpuks ta võib-olla võtab ise ka vabal ajal raamatu kätte, aga ta ikkagi naudib siiamaani, et ikkagi mina loen talle. Tahab oma kohustusliku kirjanduse ka mulle sokutada, et loe mulle ette, kas siis seal mõtlen, et ei. Ja no minu lapselaps ka nagu meile tuleb esimene asi raamatukasti juurde ja loeme kaeduse või no mida iganes siis, et see on ka nagu meie traditsioon, aga ema ei loeta või loeb vähe, aga et see on meie traditsiooniks. Võib-olla näiteks need lapsed, kellel ongi lugemisraskused või kinnitatud eksjad, siis nendel ei ole muud võimalust nautida kirjandust, ainult kuulates. Nüüd on hästi palju audioraamatuid ka ilmunud. Aga no tähtsam on ikkagi see, et inimene on juures, see inimlik keskkond, et selle projekti juures on ka hästi oluline. Inimesed on koos ja siis loevad. Sa näed ja tunned igatepidi seda koos olemist. Mul jäi see kõlama, et siin on tegelikult väga kvaliteetne kirjandus, eks ole, kirjanduse kunst, aga tegelikult meil on ilmub nii palju selliseid raamatuid, mille tekst on sõna tõsises mõttes siuke bla. On väga tüütud raamatuid. Nullu pilt üksteise järel, eks ole, lapsele meeldib see, mida teha, aga samas, et kas see täiskasvanu ikkagi ei peaks hooldama seda. No andma valikud, jah, et selleks ongi need näited siin, et andma lapsele valiku, siis valida need valikud. Siis ongi see küsimus, et kas me anname oma koolitustel valmis nimekirja ei, ma arvan, et see on minu valik, sa võid öelda seda, et see on minu arvamus, aga igaühel kujuneb kogemus, treenides, harjutades, lugedes kujuneb oma. Võib-olla olla mingi soovitus, et alustada ja siis hakkab ise edasi. Mingid näited, et ütleme praegu just see pildiraamatukultuur Eesti kirjastatud mul niivõrd hoogsalt tähendab, et meil tuleb iga aastal juurde palju häid pildiraamatuid. Aga tuleb, et see arusaam süveneb, et see on oluline. Räägid iga aasta lastekirjanduse keskuse aasta koosolekut, kus me võtame aasta kokku nii Eesti arvupärase kui ka tõlked. Ja seal ikkagi tuuakse välja, mis on hea, mis on halb, mis on kohutav. Ja lõpus on siis see raamatud, mis poleks pidanud ilmuma. Ja see on nüüd 4. märtsil, eks ole. Ja antakse Facebookis üle. Ja need tulevad, see on tsirgis tavaliselt ilmub üle. Just, et see jääb nagu seda saab linkida kui kvaliteedi soovitust, eks ole. Ilmalt on, tuleb lihtsalt selle üles leida siin. Ja samuti teie kodulehel on need vanusegrupid. Mina olen need soovitused. Ma olen ka saanud alati ka pannud lastekirjanduskeskuse linki, et sealt saab. Sest me loeme ka kõiki raamatuid, mis ilmuvad, nii tõlkeid kui Eesti. Ja see, mis meie jaoks ikkagi läheb meie maja inimestele korda, see saab sinna nimekirja. Ja see kvaliteedikontrolli koht ongi, eks ole, Elki soovitused, hea raamatu nimekiri, Paabeli-Torni nimekiri, kaunimate raamatute, see, eks ole, et on teatavad orientiirid olemas, et me ei pea tema teosedki lugema asju üles, vaid just nimelt need allikad, kus leida nii-öelda kogu aeg värskendamat infot. Et mitte jääda vanaaegseks, eks ole, et mitte 3-4 aasta pärast on see nimekiri juba ei sobi. Aga kena. Võib vist hakata otsi kokku tõmbama, et sellised on meie tulevikuplaanid, et hoidke siis Eesti Lugemisühingu sellel koolituste leheküljel silma peal.